Tere hommikust, head sõbrad! Soovin teile kõigile ilusat rahupäeva ja teie hulgast need inimesed, kes ei ole täna hommikul võib-olla kirikusse saanud minna, siis avame täna hommikulgi üheskoos Jumala sõna selles lootuses, et Jumal kosutab, et Jumal kõnetab meid oma sõna kaudu ka täna hommikul. Ja enne veel, kui lähemegi Jumala sõna juurde, tahaksime üheskoos pea langetada ja palvetada. Hea taevane Isa, me tuleme sinu ette sellel hingamise päeva hommikul ja meie südames on soov, et sina annaksid meie südamesse rahu, julgustust ja kinnitust. Me avame nüüd sinu sõna ja meie palve on, et sa kõneleksid selle kaudu meiega ja et me kõik võiksime sinu sõnast ka täna hommikul leida seda, mida just sina soovid, et me siit leiaksime. See on meie ühine palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Vanas testamendis minu jaoks üks kõige keerukamatest ja kõige põnevamatest tegelaskujudest üldse on prohvet Jeremia. Ja võib-olla üks nendest põhjustest, miks ma nii suurt külgetõmmet tunnen tema suhtes, on võib-olla see, et tema elus oli nii palju kontraste ja äärmuseid. Tundub, et selle inimese elus olid olemas inimliku emotsiooni skaala kõik erinevad varjundid. Me teame seda lugu, kuidas Jeremiast sai noormehena prohvet. Me teame neid imeilusaid Jumala tõotusi, mida Jumal andis talle selle kohta, et tema ise kaitseb ja toetab, et Jeremia on valitud veel enne oma sündimist olema eriline Jumala prohvet ja et Jumal hoolitseb tema eest isiklikult ja väga eriliselt. Jeremia raamatust leiame ka ühed Vana Testamendi kõige kaunimad prohvetlikud ettevaatavad kuulutused selle kohta, kuidas kunagi valitseb siin maailmas rahu ja õitseng ja Jumal. Selles raamatus on nii palju lootust, on palju lohutust, on palju tulevikku vaatavat pilku ja on palju Jumalale toetumist. Ja ometi teisest küljest ja inimlikult vaadates on prohvet Jeremia elu üks kõige raskematest eludest, üks kõige raskematest elukäikudest, mida on võimalik üldse inimlikult ette kujutada. Ta läheb lihtsalt nii halvasti kogu aeg. Ikka on prohvet Jeremia kellegi lükata ja tõmmata. Tema sõnum saabuvast Babyloonia väest ja Jeruusalemma langemisest on ilmselgelt ja iseenesest mõistetavalt äärmiselt ebapopulaarne rahva hulgas. Kuningas paneb teda ikka ja jälle vangi, ala lõpmata on ta kusagil koledas vangikongis või kusagil augus suremas. Riigi tegelaste jaoks on ta ikka ja jälle riigi õõnestaja ja riigi vaenlane just nimelt selle erakordse ja karmi sõnumi pärast, millega Jumal on saatnud ta oma rahva sekka. Ta on väga üksik mees ja tihtipeale näeb ta oma saatust, oma sündimist ja oma kutsumust, mille on andnud ometi Jumal ja mida ta ei saa iseendalt ise ära heita. On piibli uurijaid, kes on jõudnud Jeremia raamatut lugedes järeldusele, et Jeremia arvatavasti kannatas kliinilise depressiooni all. Ja arvestades seda üksildust, me teame, et peret tal ei olnud, arvestades seda ränka koormat, mida ta pidi ühes oma rahvaga kandma ja taluma, siis ei olegi ju see nii ootamatu. Üks nendest jutustustest, mis on pikitud tema prohvetlike sõnumite vahele selles raamatus, üks nendest jutustustest, kus me näeme ka selle inimliku olukorra äärmusi, kus me näeme ühest küljest äärmist inimlikku lootusetust ja teisest küljest tohutut kõike võitvat jumalikku lohutust ja lootust, on üks lugu, mille me leiame selle raamatu 32. peatükist. Ja ma mõtlen, et võib-olla täna hommikul me võiksime seda üheskoos lugeda just sellepärast, et leida enesegi jaoks lootust ja lohutust
ja et tulla toime ka kõikide nende pingeväljadega, milles meie praegu inimlikult ja siin maailmas elame. Ma loen Jeremiia raamatu 32. peatükist salmid 1-3. Sõna, mis Jeremiale tuli Issandalt Juuda kuninga Sitkia 10. aastal. See oli Nebukadnetsari 18. aasta. Paabeli kuninga sõjavägi piiras siis Jeruusalemma ja prohvet Jeremiat peeti kinni vahtkonna õues, mis oli Juuda kuningakoja juures, kuhu Juuda kuningas Sitkia oli ta kinni pannud öeldes, mis pärast sa kuulutad ja ütled, nõnda ütleb Issand, vaata, ma annan selle linna Paabeli kuninga kätte ja ta vallutab selle. Mingis mõttes on tegemist kõige raskema ja kõige hullema olukorraga, mida võiks inimlikult üldse suuta ette kujutada. Esiteks, Jeruusalemm on ümber piiratud. Babyloonia väed on tulnud sealt kaugelt maalt, nad on jõudnud Jeruusalemma ümbrusesse. See tähendab, et kogu Juuda maa on paljaks põletatud ja röövitud ja rüüstatud. Juuda kui riigi iseseisvus nüüd ripub juuksekarva otsas ja Jeremiia sõnumitest ei jää mitte mingit kahtlust selles osas, kes sellest sõjast võitjana väljub. Nebukadnetsar vallutab linna, teeb selle maa tasa ja viib kõik olulised inimesed endaga kaasa. Ja ma kujutan ette, et inimlikul viisil ehk ei olegi suuremat lootusetuse tunnet, mida võib tunda inimene, mida võib tunda rahvas, kui ta seisab silmitsi endast kaugelt tugevama vastasega. Me teame, et praegunegi olukord maailmas on nii ebakindel ja üldsegi mitte nii väga kaugel meist siin on kümned ja sajad tuhanded inimesed, kes praegugi elavad sõjakirve hirmus, sõjavarjus, lootuses, et ehk ei juhtu see kõige hullem, sest et vastane on liiga tugev. Ja võidulootust inimlikult ei ole. See on jube tunne. See on raske tunne ühele inimesele ja ühele rahvale kanda, aga Jeremiia jaoks ei ole see ainus mure, mis tema südamel lasub, sest et tema olukord on veelgi hullem, sest et tema ei pea mitte silmitsi seisma või ootama ainult neid välisvaenlaseid, vaid tema peab võitlema pidevalt ka omaenda sisemiste vaenlastega, omaenda saatuse ja riigi kaaslastega. Jeremiia on selles ümber piiratud linnas ja mitte lihtsalt seal, vaid on seal vangikongis. Juuda kuningas on jälle lasknud Jeremiia panna pokri, sellepärast et tema sõnum tulevast sõjast ja selle sõja tulevasest võitjast on nii ebapopulaarne ja lõhnab niivõrd riigi reetmise järele, et kuningas ei suuda Jeremiia sõnumit silma otsastki taluda. Nii et võõrad vaenlased on linna ümber ja sisemised vaenlased linna sees ja Jeremiia olukord näeb välja väga halb. Ma loen sellest samas 32. peatükist edasi salmid 6-8. Mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, vaata, Hanameel su Lelle Sallumi poeg tuleb sinu juurde ja ütleb, osta enesele minu Anatotis olev põld, sest sul on selle ostuks lunaõigus. Ja Hanameel, mu Lelle poeg tuli Issanda sõna kohaselt mu juurde vahtkonna õue ja ütles mulle, osta ometi mu põld, mis on Anatotis Benjamini maal, sest sinul on pärimis ja lunaõigus. Osta see enesele. Siis ma mõistsin, et see oli Issanda sõna. Jeremiia juurde tuleb tema onupoeg, Hanameel, ja ütleb, Jeremiia, teeme diili. Ma tahaksin sulle maha müüa oma tüki kinnisvara. Osta ära. Hind on erakordselt hea. Loomulikult see kinnisvara kuulutus oli täiesti naeruväärne. Anatot oli
linnake või külake, mis asus Jeruusalemmast umbes 5 kilomeetri kaugusel. See oli üks nendest küladest, mis oli antud Aaroni järeltulijatele ehk leviitidele ehk preestritele nende pärisosaks. Ja kui me arvestame sellega, et Babyloonia kuninga väed olid selleks hetkeks jõudnud Jeruusalemma alla, siis väga suure tõenäosusega ka see linnake oli juba langenud babüloonlaste kirve alla ja see küla võib-olla oli maha põletatud, võib-olla olid põllud segi tambitud, võib-olla olid juba viinapuud ja viljapuud maha raiutud ja see maatükk, olgem ausad, oli muutunud väärtusetuks. Kinnisvara hind ei ole eriti kõrge sellises olukorras, kus rahvas seisab võõra vaenlase püssitoru ja kahuritoru ees. Ja ometi iidsetest aegadest alates, sellest ajast alates, kui iisraellased olid jõudnud Kaanani maale, kui see maa oli Joosua korraldusel ära jagatud suguharude ja perekondade vahel, sellest ajast alates oli maa iisraellaste jaoks äärmiselt tähtis. See oli see, mida anti põlvest põlve edasi, see oli see, mis pidi jääma oma suguvõsasse, oma perekonda, sest et inimeste elu oli kõige otsesemas mõttes seotud maaga. Ja nii olid ka iisraellastel olemas need seadused, mis keelasid oma maad müüa võõrastesse kätesse enne, kui mõni pärija, mõni selle sama perekonna liige ei olnud saanud võimalust seda maad endale osta. Nii et see Hanameel tuleb vangis istuva Jeremia juurde, võõrad väed on linna ümber ja ta ütleb talle, teeme diili, osta mult mu maa ära. Ja see ettepanek on täiesti naeruväärne. Ja 8. salmis tunnistab Jeremia, siis ma mõistsin, et see on issanda sõna. See siis ma mõistsin, võib-olla viitab veidi sellele, et esimese hooga tundus ka Jeremiale see plaan täiesti hullumeelne. Sest et asi ei ole mitte ainult sõjas, asi ei ole mitte ainult rüüstatud maas, vaid kui Iisrael oli üldse keegi, kes teadis ka seda, et Iisrael ehk Juuda jääb Babyloonia võimu alla järgmiseks 70 aastaks. Ehk kui keegi üldse teadis, et üks uus maatükk ei too temale mitte mingit kasu selles okupatsiooni tingimustes, siis oli see Jeremia. Ja võib-olla esialgu tundus tallegi see, et tegemist on hullusega. Aga siis ühel hetkel ta mõistis, et selles oli midagi Jumalalt. Et see ei olnud lihtsalt inimlik kinnisvaradiil äärmiselt ebasobivates tingimustes ja äärmiselt rumalas ajas, vaid midagi siin viitas Jumalale ja tema tegutsemisele. Mida teha sellise mõttetu kinnisvaradiiliga? Mida võiks Jumal õpetada selle kaudu siin ja praegu Juuda inimestele? Loeme edasi. Salmid 9-15, endiselt Jeremia raamatu 32. peatükist. Ja ma ostsin Hanameelilt, oma lellepojalt Anatotis oleva põllu ning vaagisin temale 17 hõbeseeklit hõbedat. Kirjutasin üriku ja pitseerisin selle. Võtsin siis tunnistajad ja vaagisin hõbeda vaekaussidega. Siis ma võtsin käsu ja seaduste kohaselt pitseeritud ostukirja ja lahtise kirja ning andsin ostukirja Baarukile, Mahseja poja Neeria pojale, oma lellepoja Hanameeli ja tunnistajate nähes, kes olid ostukirjale alla kirjutanud, kõigi juutide nähes, kes istusid vahtkonna õues. Ja ma käskisin Baarukit nende nähes öeldes, nõnda ütleb vägede issand Iisraeli Jumal, võta need kirjad, see pitseeritud ostukiri ja see lahtine kiri ja pane savi astjaisse, et need säiliksid kaua aega. Sest nõnda ütleb vägede issand Iisraeli Jumal, kord ostetakse siin maal jälle kodasid, põlde ja viinamägesid. Jeremia ostab selle tüki oma esivanemate maad, mis punkt 1 on suure tõenäosusega juba ära laastatud
ja mis punkt 2 jääb kohe algava 70-aastase okupatsiooniperioodi alla. Ja ometi ta kutsub tunnistajad, ta kirjutab ürikuid, ta pitseerib neid, ta paneb neid õhu- ja ilmastikukindlatesse nõudesse ja teeb selle asja nii suureks ja nii ametlikuks ja nii avalikuks, kui see on üldsegi võimalik. Ja ma mõtlen, võib-olla mõned nendest meestest, kes olid seal selle kinnisvaratehingu notariaalseteks kinnitajateks, kes vaatasid seda kõike pealt, kes olid selle asja juures ja kes kuulsid seda, mida Jeremia oli just teinud, võib-olla nemadki esimese hooga mõtlesid, heldus, selle mehega ei ole küll vist kõik korras, kui ta sellises olukorras siin omale maad hakkab ostma. Ja inimlikus mõttes see oligi hullus. Ja samas oli see üks kõige lootusrikkamatest ja kõige lootust andvamatest tegudest, mida Jeremia oma elus tegi. Sellepärast, et osta see tükk maad sellises lootusetus olukorras tähendas seda, et tema suutis vaadata üle ja kaugemale kõigest sellest, mis oli selles hetkes seal ja praegu. Kui juuda rahva hulgas oli üldse keegi, kes mõistis sellel hetkel selle olukorra tõsidust, siis oli see Jeremia. Ja just ometi oli tema see, kes ostis selle maatüki, kes Jumala juhatusel näitas kõikidele Iisraeli, kõikidele Jeruusalemma inimestele seda, et kõik ei ole lõppenud, sest kusagil on veel midagi. Sellepärast, et Jumal on see Jumal, kes tahab anda kõigile tulevikku ja lootust. See kummaline lugu siin Jeremia raamatu prohveti kuulutuste keskel on liigutav lugu. Ja mulle läheb see korda. Ja samas see paneb meid silmitsi seisma väga tõsiste ja südant puudutavate ja päevakorraste küsimustega. See küsimus on, missugused on meie lootuse teod selles maailmas, mis seisab pidevalt silmitsi lootusetusega. Mida saame meie teha? Mida saame meie öelda? Kuidas saaksime meie elada sellisel viisil, et me saaksime suunata inimeste tähelepanu kaugemale? Üle sellest, mis on siin ja praegu. Mitte ainult sellesse viiruse järgsesse maailma, mida me kõik ju ootame, aga patuviiruse järgsesse maailma. Uude Jeruusalemma, uuele maale. Mida teen mina? Ja mida teed sina, hea sõber ja vaataja, et rääkida inimestele lootuse lugu? Et rääkida inimestele meie ümber, kes on nii keskendunud sellele, mis on siin ja praegu, et rääkida neile seda, et need olukorrad, mis on siin, et need ei defineeri meid lõplikult. Et need ei hoia meid lõplikult kinni ja et asjad ei jää alatiseks nii, nagu nad on siin ja praegu. Ma mäletan oma noorusajast, see oli keskkooli ajal, kui ma käisin oma elu esimesel ilmalikul matusel. Ja ma pean tunnistama, et ma sain sellest sellise šoki, mis mingil moel on endiselt mul meeles. Sellepärast, et kõik oli nii tohutult lootusetu. Oli ainult pilk tahapoole. Oli ainult jutt sellest, kes see inimene oli ja missugune ta oli olnud. Ei mitte mingit tulevikku, ei mitte mingit lootuse kiirt, terendamas silme ees, suunamas inimeste pilke kaugemale sellest olukorrast. Ja siis kontrastiks sellele ma mõtlen selle peale, kuidas mina olen oma armsaid matnud. Ja kuidas pilk iseenesest kõige raskematel eluhetkedel läheb teisele poole surmavarju orgu. Selle surmavarju oru teisele kaldale, kus ei ole enam nutmist ja leinamist ja kisendamist, sest endine on möödunud. Ja siis ma tajun, kuidas see lootus,
Ja see tulevik muudab minu jaoks absoluutselt kõike. Ja nii me võime ka mõelda, kui me juba räägime matustest, siis mõelda kõikidele nendele mustanahalistele orjadele seal teisel pool maakera Ameerikas, kes vaatasid alati kaugemale ja kes ka kõige raskematel hetkedel, kui nad mõne armsa inimese matsid, laulsid, vii mind kui ingli kätel, tule, kanna koju mind siit. Ja selles laulus ja kõikides nendes teistes spirituaalides on nii palju tulevikku ja lootust. Ja ma mõtlen, et kõikidest kristlastest peaksime meie, adventistid, kõige rohkem elama lootuse ja tuleviku egiidi all. Elama sellisel viisil, mis ka praktiliselt näitab teistele inimestele, et me elame lootuses. Meie koguduse hümn algab sõnadega, meil on see lootus hinges põlemas, lootus, et Jeesus tuleb taas. Ja ma arvan, et elades nii, et kogu aeg on see lootus meie silme ees, siis meiegi elus on neid hetki, kus meie teod ja meie sõnad ja meie valikud võivad tunduda teistele inimestele meie ümber täiesti kummalised. Et mis tal viga on, et ta nii mõtleb, kas ta ei tea, et päris elu niimoodi ei käi? Kas ta ei saa aru, et maailm siin ei tööta sellisel moel? Aga Jumal kutsub meid marssima selle muusika taktis, mis on lootuse ja tuleviku muusika, aga millele nii paljud inimeste kõrvad on praegu kinni ja suletud. Tehkem lootuse tegusid ja hoidkem kinni ka kõige raskematel hetkedel sellest teadmisest, et me teenime Jumalat, kes toob meilegi tulevikku ja lootust, nii nagu ta sai kõige raskemas olukorras tuua seda ka Jeremiale.